bürokraatia ei näe iseennast. Me räägime täna jälle SPIM-maksust ja iga päev, kurat! Me räägime täna jälle SPIM-maksust. Iga päev oleme saanud targemaks. Ja nüüd siis, millest see SPIM-maks üldse koosneb? Ta koosneb 5 erinevast komponendist. Ja ma räägin seda selleks, et välja tuua nüüd see selline näidiskompott, et aru saada, millise lõo otsas me päris täpselt oleme. Ja kui ametnik ütleb, et aga sa võid ju ühe korra selle asja ära timmida ja su tolliagent siis lihtsalt tegeleb selle deklareerimisega, siis see on kaugel tõest. Midagi suriseb mul siin. Ja milles probleem on? Probleem on selles, et selles SPIM-maksu üks osa nendest 5 komponendist on nii kavalalt sätitud, et seda kruvi hakatakse keerama iga aasta järgmised 8 aastat ikka peale ja see maks aina tõuseb ja tõuseb. Ja mida see siis minu jaoks tähendab seda? Mul on netis 10 000 erinevat toodet ja sa keerad seda kruvi peale ja ütled, et ma ei pea mitte midagi tegema, kui mul on ära timmitud kõik. Ma pean nende 10 000 hinna ära muutma iga aasta ja kui ma teen seda näiteks 10 000 tükki aastas, ma teen 30 tükki päevas, laupäev, pühapäev, pühad sisse arvestatud, et teha see 10 000 tükki aastas ära. Ja see tähendab seda, et 30 tükki päevas, 2 minutit tükk, tund aega, järgmised 8 aastat ma kulutan selle sodi peale, et muuta neid kuradi hindasid. Saad aru, sa võtad minu elust 1 aasta oma kabineti vaikuses otsuse tegemise eest. Seda on päris palju nõutud ja kui keegi, kes tahab targutada, et need kõiki hindasid saab muuta ka korraga, siis me tahame ikkagi oma klientide suhtes olla ausad. Nüüd need teised, rääkimata sellest, meie kauba juures niikuinii on erinevaid komponente nagu dollari hind, see käib ka edasi-tagasi, on ju. Praegu on suhteliselt stabiilne. Siis on mereveotransport. No see käib nagu talle saba. Et enne koroonat see oli seal $2000 konteiner. Koroona aja tipuks ta saavutas võib-olla $22,000-23 000 konteiner. Täna ta on jälle kuskil 3-4 000 peale. Et siin maailmas on nii palju ebakindlust. Ja nüüd see ametnik on välja tulnud selle 5-osalise valemiga, millest siis üks on see nii-öelda asi, mida hakatakse kruvi keerama järgmised 8 aastat. Tule vaata neid teisi komponente. Esimene komponent tuleb siis tootja käest antud number, palju tema kulutab oma toote tootmiseks energiat ja laseb siis õhkuselt CO2. Ja see, kui sa vaatad seda asja, mida see tootja peab täitma, see Excel on nagu, see on huge. See on nagu, siin on neid nagu asju nagu on palju ja ta lõpuks jõuab 1 numbrini 2,11. Ühesõnaga, siin on 100 lehekülge materjali ja me jõuame 1 numbrini. See on siis see tootja poolt antud number. Kui tootja ei suuda seda numbrit anda, siis kasutatakse Euroopas välja toodud vaikeväärtusi, mis on umbes 2 korda suuremad minu toodete puhul. Huvitav on see, et mingid tooted ei allunud sellele tollimaksule, mis siis, et nad on tehtud metallist. Nii et kõige õigem on küsida Keskkonnaametist järgi, oma tollikoodi järgi, et kas see üldse on maks sellele kohalduv või mitte. Naljakas oli see, et kuskilt käis läbi korduvalt, et seda SPIM asja nimetatakse tasuks. Tule taevas appi, mis tasu see on? See on maks. Räägime asjadest õigete sõnadega. See on maks. Tule vaata nüüd neid teisi komponente. Nüüd on öeldud siin CBAM benchmark ja ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. Chat nimelt teeb ka vigu vahest, aga tema arvas, et see on üks asi, mis ei allu minu tahtele, vaid see sõltub täiesti suvaliselt regulaatori suvast. Nagu need teised asjad minust midagi sõltub. Ühesõnaga, siia on täna pandud 1, kas see homme on 0,5 või 2. Sina ei jätnud Euroopa orjapidaja endale uksed lahti, et tal on võimalik kruvi juurde keerata nii palju, kui ta tahab, kui see isu peaks tulema peale. Nüüd siin on järgmine kolumn. Huvitav, mis see siis on? Okei, seda järgmist ma ei oska praegu kommenteerida, mul ei tule see meelde, mis asi see on. Mingisugune factor total, ta ilmselt liidab mingisugused asjad kokku. Aga siis üks nendest 5 komponendist on siis see CO2 hind ja see selgub mingisuguse oksjoni käigus. Aga kui sa vaatad seda graafikut, mis on juhtunud selle CO2 hinnaga viimase 10 aasta jooksul, sa näed, et see hind on tõusnud, no ta oli siin, ütleme, mis täna on 2026, võtame aasta 2016, ta maksis 3,3, on ju. Ja täna ta maksab 83. Mul selline talupojamõistus ütleb, et see on mingisugune, 25 korda on see hind tõusnud. Ja kui ma võtan selle pikalt ja ekstrapoleerin seda edasi, siis ma näen, et see läheb 45-kraadise nurga alle üles. Nii et me elame huvitavatel aegadel ja see kruvi läheb nii kõvaks, et ma pean tunnistama, et
ma võin olla tulevikus ka kusagil teisel pool maakera matemaatikaõpetaja, kui mul tõesti villand peaks saama. Täna võitleme edasi ja maksame seda maksu järgmisel aastal. Ja ma sain teada seda, et see maks, mida me nüüd järgmisel aastal maksame, see on mingisuguste asjade keskmine sellest aastast. Päris selgeks ei saanud, mis päevast see CO2 hind võetakse. See on ebaselge, ilmselt ka regulaatorile endale. Ja see on veel nagu esimene aasta, et siis edaspidi järgmistel aastatel võetakse see kuskilt mujalt. Aga juhul see, me saame iga päev targemaks, aga selge on see, et see, kes selle asja välja on mõelnud, on teinud kõik selleks, et meie elu oleks võimalikult ebamugav. CBAM period is closing. See ei ole mingisugune kontroll. See ei ole teavitus. See on müra. Bürokraatia ei näe ise ennast. Lõppude lõpuks me kukume kogu oma raskuse selle bürokraatia masina otsas kokku.